Ma kardan elektrit täiesti. Mul ei ole sellega mitte midagi ühist. Ma ei tea mitte midagi elektrist. See, et ma teen neid elektrikilpe, see on ainult skeem. Aga kui kappi lasta elektri sisse, siis mind seal ei ole. Anneli Lilletai on ehe näide sellest, et kui midagi ikka väga tahta, siis on kõik võimalik. Minu ainukene aine, mis mulle koolis võib-olla raskust valmistas, oli elektrotehnika, füüsika, juudas. 8 aastat tagasi, omamata erialast haridust ega varasemat kokkupuudet elektriga, võttis Anneli CV näppu ja marssis otsejoones Conesco elektrikomponentide tehase uksest sisse. Tol hetkel polnud tal tööandjale ette näidata muud, kui ainult siiras tahe tööd teha. Võtsin oma julguse kokku ja mõtlesin, et ma tulen ja proovin siis, et kui raske see siis on. Ja nüüd ma proovin juba üle 6 aasta. Kui ma tulin esimest korda siia, loomulikult mul oli hirm, ma kardsin kohe kohutavalt selles suhtes, et kui sul on see skeem ees must-valge, ja siis tuleb välja, et võt see siin on punane kaabel, see on must. Me lihtsalt teame, et see on nii. 4. päeva õhtul läksin koju ja mõtlesin, et ma ei saa seda selgeks. Ma ei saagi seda mitte kunagi selgeks. Aga tegelikult on see, et ole julge, see trell kätte ja see põhjapolt ja laseda sinna plaadi sisse. Sa ei pea kartma, temaga ei juhtu mitte midagi. See trell teebki hirmsat häält. See on ainult alguses nii. Pea ees tundmatusse vette sukeldumisel on vahel ka väikesed miinused. Alguses ei pruugi kõik perfektselt välja tulla. Mulle meenub üks siuke lugu siis, et kui ma tulin alles siia, ma olin võib-olla olnud 2 nädalat, 3 nädalat, siis meil vahetusid too aeg just parasjagu riviliited. Vanadele riviliidetele, et panna selle riviliite märgistuse nimi, käisid nagu nii-öelda siis inimeste suus levinud väljend nagu redelid külge. Ja ma olin siis teinud valmis ühe töö, saatnud selle rõõmuga ära sinna testimisse, hoidsin hinge kinni, kui ma nägin, et testija minu töö võttis ja sealt tema tuli. Ja kiidab mulle täiesti tõsiselt südamerauga, Anneli, sul on kapist redel puudu. Sa võid ise endale ette kujutada. Mul käis nagu selle murdosa sekundi jooksul, käis mul nagu silme eest läbi redel, siis see kapp ja et see oleks pidanud seal olema. Mis asi on ju nagu tegelikult ka või? Ja siis ta hakkas naerma, ütles, et jah, et ma muidugi tean, et sa ei tea, et mis asi see on, aga näe, see on see. Siuke väike plastma, siis sulle oli see lihtsalt tegelikult. Tänaseks on ketrajaks õppinud Anneli elektrikilpide koostamise põhitõed täielikult omandanud ning temast on saanud omamoodi Conesco elektrikomponentide tehase hing. Praegu on see lihtne. Seda kõik on tarvis õppida, selleks peab olema huvi, tahtmine ja siis see tulebki. See peab ennast huvitama lihtsalt. See ei saa olla niimoodi, et ma sunnin ennast tegema. See peab meeldima, aga mulle meeldib see. Võib-olla ma olengi natuke kekutis ja tahangi, et kuskil mingisugune minu tehtud asi midagi võiks nagu kellelgi midagi aidata teha. Minu töö juures mulle meeldibki see, et ma teengi valmis midagi sellist, millel on ka siis mõte ja ükski töö ei ole täpselt ühesugune. Et see on lihtsalt huvitav, ta on mitmekülgne, ta ei muutu nagu rutiiniks ja jälle on hea meel, kui saad selle asja valmis ja kui ta töötab ka, mis siis veel viga. Julge pealehakkamine, võime haarata uut informatsiooni lennult ning kiired näpud on Annelist teinud hinnatud töötaja. Nakatav rõõmsameelsus, võime näha igas olukorras midagi positiivset ja piiritu energia on omakorda teinud temast hinnatud kolleegi. Anneli on selline püsiv, lõbus ja värvikas persoon, kellega on väga lihtne suhelda. Tema on üks lahe inimene. Ta on hästi lõbus, meeldiv, eriti meeldiv inimene. Ja kindlasti, mis temal on üks eelis, on see, et see, mida ta mõtleb, nii ka ütleb. Siiras, haus, töökas, kohustundlik, meeldiv inimene. Viimasega Anneli päris 100% ei nõustu.
ta on veendunud, et hoopis töökaaslased ise on need, kes temast parima välja toovad ning tööpostil rõõmsameelse inimese teevad. Mulle meeldivad need inimesed, kellega ma koos siin töötan. Nad on abivalmid. Ta ei ole nagu mitte pere, aga ta on niisugune mõnus punt, keda on hea näha. Anneli tõid omal ajal Conescosse põnevus ja uued väljakutsed. Põnevus ja uued väljakutsed viisid ta vahepeal, aga ka Conescost eemale. Vahest on tark sellepärast ära käia ja teada, kus on hea. Kui sa väsid millestki ära, siis võib alati ühe asja korraks sulgeda ja siis täiesti tähtsa näoga tagasi kõndida ja öelda, vot siin on minu õige koht ja siin ma olen, et mina tegin seda ja ma olen väga rahul sellega, et ma korraks ära käisin. Sest ma tean jumala kindlalt, et ma tahangi seda teha täpselt, mis ma praegu teen. Ja praegu ma küll näen, et ma ei lähe kuskile. Lisaks sellele, et Anneli on Conesco elektrikomponentide tehase hing, on ta kindlasti ka perehing. Annelil on 4 last, kelle kasvatamisele ta suurema osa oma ajast pühendab. Liialdamata võib Anneli kohta öelda ka koeruhing, kui mitte kogu Järvamaa hing. Kohati tekib täitsa küsimus, kuidas see külaelu üldse ilma Annelita püsti püsiks. Kui Anneli parasjagu kaablitangid peos elektrikomponente ei valmista, siis on ta kindlasti kuskil mujal rakkes. Küll on ta koeru pubirahval abiks kliente teenindamas. Siis jälle naaberkülarahval Müüsleris abiks külapidude läbiviimisel. Ning kui vaja, siis korraldab ka pulmasid või juhib õhtuid. Anneli naljalt juba millegi ees risti ette ei löö. Ma ei ole enda jaoks nagu väga palju neid selliseid tühjasid auke jätnud. Et ma käisin näiteks mai keskelt Jüri Lille laadaga kuni Palamuse laada lõppenuks jäätisid müümas näiteks nädalavahetustel. Et mulle täiesti sobib see, et ma teen midagi veel. Ma olen saanud kokk olla, ma olen olnud poemüüja, eks ju. Ja teinud siin neid igasuguseid asju, selliseid, mida tüdrukud tahavad ka natuke teha, aga meeldib mulle siiski see, mida ma praegu teen. Mulle meeldib valmistada neid elektrikilpe. Anneli koerust mõnda suurlinna kolima ei kipu. Koeru meeldib talle selleks liiga palju. Kuid noori kihutab ta hea meelega siit minema. Ikka selleks, et nood mõistaksid, kui kihvt ja ilus see külaelu siin Eestimaa südames on. Ma ei pea seda valeks, et noored sinna linna kipuvad. Las nad lähevad. Nad peavad seda ka nägema. Ja küll nad tagasi tulevad, kui see on nende jaoks õige koht. Tule Annelile appi elektrikomponente koostama. Vaata tööpakkumisi veebilehelt conesco.ee ning tule ja ela meie tegemistele kaasa Facebookis.